sa tahad, et su elu muutuks, aga sa ei ole valmis iseendasse investeerima. Ka siis aega või raha või mida iganes muud. Aga kuidas see välja näeks, kui sa ei ole valmis pühenduma? Kuidas see muutus välja näeks, kuidas see muutus sinus endas välja näeks? Oled sa mõelnud selle peale? Ehk muutust on võimalus ju lihtsalt niisama ka sisse tuua enda ellu, endasse. Aga pühendumine täiega, kogu ma ei tea, kehaga sellesse sukeldumine, kogu oma teadlikkusega sellesse sukeldumine, et ma lihtsalt avastan selle, kes olen mina ja läbi selle muudan enda elu. Kas see pole mitte põnev? Ja see on ka see koht, kus siis tasub investeerida iseendasse, mitte alati kulda või hõbedasse või mingisugusesse kinnisvarasse või krüptosse või millesse iganes, vaid et kõik saab alguse ju sinust. Kui sa tahad ennast teistmoodi tunda, siis sul on vaja see muutus iseenda sees luua. Aasta 2025 on minu jaoks olnud üsnagi elumuutev aasta. Igasugused sügavad otsused, pühendumine ja loobumine sellest, kes ma ei ole, saab nii öelda, et loobumine sellest, kes ma ei ole, on toonud mind täna siia, kus ma olen. Ja ma tunnen ennast palju rohkem endana kui kunagi varem. Ja aastal 2025 ma investeerisin iseendasse kuskil 10 000 eurot. Ehk siis see ei olnud mingisugused kehahooldused või uued riided või mis iganes protseduurid, vaid et see oli konkreetselt iseenda kasvuks tehtud investeering. Ja see oli nagu parim otsus üldse. Ehk sinu sisemine vabadus on see, mida sa tegelikult nii väga ihaldad, nii väga soovid. Ja minul oli see ka. Ma andsin endale selle sisemise vabaduse. Ja see on selline avardumine, see on selline iseenda armastamine, iseendaks saamine. Ja see nagu avas minus järgmise ukse, et veel rohkem avastada seda, kuidas see maailm siin toimib. Et ma kirjutasin valmis enda esimese raamatu ja juba mul on teine raamat käsil, sest et lihtsalt see tõmme oli nii suur ja kõik see, kuidas ma nagu elu olen nägema hakanud, kuidas ma näen, mismoodi see reaalsus siin üldse toimib või reaalsused või see, kuidas me elame, selle nägemine ja üha sügavam teadmine on see, et kus ma tunnen, et ma tahan seda edasi anda. Üha rohkem ma tunnen, et ma tahan seda teha. Olles tervendaja, siis ma ühel hetkel väsisin ära sellest, ma tundsin, et ma ei jaksa iseennast tervendada ja kliente tervendada. Ja ma sain aru, et see ei saagi nii minna, sellepärast et niimoodi ei tööta see maailm. Nii et kui palju sa oled nõus iseendasse investeerima aega, raha
pühendumist või mis iganes veel. Mina igal juhul ütlen jah sellele alati, sest et iseendast teada saada või iseendast teadlikuks saada, see on põnev. Ja kui sa tunned iseennast juba nii palju ja sa saad aru, et see polegi see, mida sa varem teadsid, siis on ju põnev teada saada, mis see on, ja see ei ole üldse hirmutav. Sest et see tunne, mida sa iseenda sees koged, see ongi see vabadus. Ei ole vaja kõrgeid mägesid, ei ole vaja minna ennast otsima, ennast avastama kuskile pikkadele matkadele, reisidele, ma ei tea, võttes ette mingisuguseid ekstreemseid projekte või siis, ma ei tea, no mis iganes, ühesõnaga, et saab ka teisiti. Saab ka nii, et sa elad oma igapäevaelu ja avastad läbi selle ennast. Ja loomulikult, mis ei tähenda, et sa ei võiks minna mägedesse või matkama või sinna, kus sind tõmbab, sest tõmme on ju see, millele tasub järgneda, sest seal on kõige suuremad kingitused, kui nii saab öelda. Ja sel hetkel, kui ma seda videot teen sulle, siis ma kogen lihtsalt iseenda sees sellist mega armastuse tunnet. Ma olen samas õnnelik, samas võib-olla ka seal on sellist tänutunnet, aga tegelikult see, mida ma kõige rohkem kogen, on see, et ma olen mina ise. Ja see on lihtsalt nii õnnisolek, et me kõike tahame teada, kes me oleme. Ja see on nii armas. Seega julge iseennast avastada, julge pühenduda iseendale, julge sukelduda iseendasse ja julge investeerida iseendasse. Mis iganes teadmine sul sellel hetkel tuleb, kuhu minna, mida teha. Ja alati, alati, alati sa saad kingituse iseenda näol.